Hea sõber ja kaasamõtleja. Täna jätkame kohtumõistjate raamatu teise peatüki ja 6.–10. salmi vaatlusega. See on üsna valus, aga ka aus lõik sellest raamatust. See pole lihtsalt episood Iisraeli rahva ajaloos, vaid ühtlasi peegelpilt meie enda koguduste ja isikliku vaimuliku elu teekonnast. See on lugu põlvkondade vahetusest ja elava mälu hääbumisest. Pilt sellest, kuidas ülevoolavate õnnistuste paik, Timnat Seerat, võib muutuda osaliste õnnistuste paigaks, Timnat Heresiks. Kuid kuulakem esmalt seda lugu ennast. Kui Jooso oli saatnud rahva minema, siis Iisraeli lapsed läksid igaüks oma pärisosale, võtma maad oma valdusesse. Ja rahvas teenis Issandat kogu Jooso eluaja ja kogu vanemate eluaja, kes elasid veel pärast Joosat, kes olid näinud kõik Issanda suuri tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. Siis Joosa, Nuuni poeg Issanda sulane, suri 110 aasta vanuses. Ta maeti oma pärisosa maa-alale, Timnat Heresisse, Efraimi mäestikus põhja pool Gaasi-mäge. Ja kui ka kogu see sugupõlv oli koristatud oma vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes ei tundnud Issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. See on Jumala sõna. Nagu kuulsime, see lugu algas hiilgavalt. Pärast seda, kui Jooso oli rahva laiali saatnud, läks iga Iisraeli suguharu oma pärisosale, et võtta see, mis neile kuulus, mis neile oli tõotatud. Mõelge, Issand on andnud neile nüüd rahuaja. Kõik tõotused, mis neile oli antud, kehtisid. Oli vaja vaid neile kuuluvat osa vastu võtta. Valitseb samasugune tunne, mida me näeme kristlaskonna alguses või ka mõne ärkamisliikumise alguses ristiusu ajaloos. Apostlite tegude raamatus näeme, kuidas elasid esimesed kristlased, mis neid täitis ja kui palju oli neil aega ja tähelepanu Jeesuse üksteise jaoks. See oli tõeliselt elav ja alati värske usuelu, aga see oli algusaeg. Samuti võime öelda, et Jooso ja tema põlvkonna vanemate eluajal teenis rahvas Jumalat. Nad olid näinud Issanda suuri tegusid, selle hiilgva alguses ära paistis nende teele veel mõnda aega, kuid vaatamata sellele alguses ärale näitab kohtumõistjate raamat meile järgneva languse põhjuseid. Muidugi languse märgid olid juba enne, kui Jooso suri olemas. Isegi Jooso päevil võis leida ebajumala kujusid, mis olid hilisema kõrvalekaldumise seemneks. Apostel Paulus nimetab seda seadusetuse saladuseks, mis juba tegutseb, aga esialgu on veel peidetud. Sellised allakäiguseemned võivad ilmneda väga väikestes, peaaegu märkamatutes detailides. Vaatame näiteks Jooso matmispaiga nime. Jooso raamatus kutsuti seda Timnat Serahiks. See nimi tähistab siin ülevoolavat osa, viidates rikkalikele õnnistustele, mida rahvas oli kogenud. Kohtumõistjate raamatus nimetatakse seda paika aga Timnat Heresiks, mis tähendab osa maast. See on oluline nihe paiga tähenduses.
See reedab asjaolu, et esimesed muljed rikkalikest õnnistustest olid hääbumas. Nii võib meiegi esialgne vaimustus usuelu õnnistustest taanduda nii-öelda osaks maast, osalisteks õnnistusteks, mingiks isiklikuks kinnisvaraks. Põhjused on lihtsad. Maised soovid tõusevad esiplaanile, taevane pärand jääb tahaplaanile, pidev karjäärisurve, sotsiaalmeedia tulv ja eneseabikultuuri pealetung röövivad Jumala poolt tõotatud õnnistused ja suruvad need nagu elust välja. Need on languse märgid, mis katavad Jumala poolt tõotatud maa lõpuks umbrohuga. Ja lõpuks, kui me puutume kokku kolmanda põlvkonna vaimulike haigustega, me imestame. Need haigused hakkavad levima siis, kui Joose vanemad olid surnud. Nende isiklikul usul, ustavusel ja eeskujul oli esialgu veel positiivne mõju. Nüüd aga kerkis esile põlvkond, kes teenisi issandat üksnes väliselt. Põlvkond, kel puudus isiklik suhe issandaga. Öeldakse nii, vanaisa kogub, poeg pärib ja lapselapsed laostavad. Esivanemad olid õnnistuste nimel võidelnud. Nad jutustasid nendest võitudest ja õnnistustest ka lastelastele, kuid nende jaoks tundus see kauge minevikuna. See, mida Jumal oli rahvale andnud, ei vaimustanud neid enam. Kohtumõistjate 2. peatükki 10. salm ütleb seda nagu valusa otsekohesusega. Ja kui ka kogu see sugupõlv oli koristatud oma vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes ei tundnud issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. Ja sõber, usk pole võimalik pärandada geenidega ega ka pangaarvega. Usk on elav tuli, mis vajab pidevalt uut kütust ja hapnikku. Kui mälu ei värskendata, siis muutub see üha lünklikumaks ja kaob lõpuks üldse. Pühad tõed vajavad hoolitsust, need pole kivisse raiutud mälestusmärgid, vaid elav tuli, mida tuleb hoida. Aga kuidas siis võiks sündida põlvkond, kes tunneb issandat? Me ei saa nautida Jumala poolt antud õnnistusi, kui meil puudub isiklik ja elav suhe Jumalaga. Sa võid kuulda oma vanemalt ja vanematelt Jumala vägevatest tegudest, aga kui sul puudub isiklik suhe Jumalaga, pole neil lugudel sinu jaoks lõpuks siiski mingit tähtsust. Su huvi muutub üha pealiskaudsemaks ja kaob lõpuks nagu aur. Tegelikult seisab iga põlvkonna ees suur ülesanne leida elav osadus oma loojaga, oma Jumalaga. Usk ei sünni käsu ega sunni kaudu. Usk sünnib seal, kus keegi tunnistab siiralt ja avameelselt, kuidas Jumal ta ellu tuli. Ajaloolised mälestused Moosesest ja Joosast on meie jaoks olulised ja väga kõnekad. Need mälestused näitavad, miks me langeme ja kutsub libastunuid taas üles tõusma. Ajalugu on nagu hiiglaslik kaljusein, kust kaevad vastu oleviku tõed. Kui meie südamed on korras, siis kutsuvad Jooso ja teiste Jumala surlaste elud meid nende eeskuju järgima. Nende eeskujudel on kahtlemata suur mõju meie eludele. Kõik need eeskujud on siiski kokkuvõetavad Jeesuses Kristuses. Tema on elu leib keset nälga ja tõeline arst kõigis elu raskustes. Tema on elava vee allikas, mida ei saa asendada ükski pudeli vesi. Kuuldud sõna pole hukkamõist. See on hoiatus ja prohvetlik kutse. Hoia pühimälestusi elavaina.
toida seda tuld, mis sulle on eelmise põlvkonna poolt usaldatud. Räägi, kuula, tunnista. Harva kutsub usk korraga, enamasti see vaibub vaikselt. Ta ei kustu ühe korraga, vaid vaikselt vaibub. Pühapäevakooli ja noortetöö koguduses hääbumine, Jumala sõna kuulutamise asendumine 5 nõuandega, kuidas saavutada heaolu või eneseabi, nõuannete, kuidas depressioonist üle saada. Kõik see on hea, aga pühad teekonnad elava allikale jäävad ikkagi võõramaks. Timnat seerast saab timnat heres. Kuid kuuldud sõna valusas loos on siiski ka varjatud lootus. Isegi kui Iisrael unustas pühad teekonnad, ei unustanud neid Jumal ikkagi. Unustamine on inimlik, kuid otsimine ja leidmine on jumalik. Isegi kui terve põlvkond kaotas elava Jumala tundmise, tundis Jumal nende vastu ikkagi huvi. Veelgi enam, ta tegeles nendega. Ära karda, isegi kui su mälestuste kiht vanemate või vanavanemate usust on jäänud üsna õhukeseks ja katkendlikuks. Jumal tuletab ennast sulle ikkagi meelde. Ta kutsub ja äratab, ta avab uksed ka neile, kes tulevad hiljem, aga sina võiksid ikkagi aeg-ajalt teha mälus inventuuri. Meenuta ja pane kirja, mida su vanemad oma kogemustest Jumalaga rääkisid ja võrdle neid oma looga, oma kogemustega. Küsi endalt, millal sa viimati kogesid Jumala ligiolu ja abi oma elus. Kuid täna peaksime kuuldu valguses endalt ikkagi küsima, kas me elame Joosua aegses õnnistuses või rahuldume Timnat heres ja osalise vaimsusega oma vaimulikult piiratud kinnisvaralapiga. Suur tänu, et mõtisklesid koos minuga Issanda hoidmise üle. Järgmisel korral räägime teise põlvkonna sündroomist veelgi lähemalt.